Drooniliikluse kasvu on näha alates 2025. aastast, kui on valmis selleks seadusandlus ja süsteemid. Esmalt kindlasti ilmuvad liiklusesse väiksemad mehitamata õhusõidukid, fotolennud, väiksemad pakiveod, kuid hiljem, kui sellised suuremad õhusõidukid on sertifitseeritud, Euroopas sertifitseerib neid Euroopa Lennundusohutusamet, siis jõuavad nad kindlasti meie liiklusesse. Kui tavapärases lennuliikluses kehtivad reeglid selliselt, et õhusõidukite hajutus on tagatud nendevahelise kauguse ja lähenemise ajaga, siis tegelikult drooniliikluses näeme tulevikus seda, et hajutus on tagatud automaatse hajutussüsteemiga, ehk siis õhusõidukid ise hoiavad teineteisest piisavale kaugusele, aga teisalt jälgib seda süsteem, mis eraldab õhusõidukitele liikumiseks vajalikud piirkonnad, trajektoorid ja annab vastavad load. Täna drooni ostnud kodanik peab esmalt veenduma selles, et see koht, kus ta seda lennutada tahab, et seal oleks selle lennutamine lubatud ja teiseks peab ta pöörduma Transpordiameti poole, kust siis on võimalik taotleda selle lennutamiseks vastav luba. Ehk siis tal peab olema natukene teadmisi ja ta peab kinni pidama kehtivatest reeglitest.